Tere, mina olen Martin ja me oleme Stenixi saalis täna, kus me tunneme ennast kõige kodusemalt. Siin me teeme läbi torularjutusi, rööbaspuudel, redelil ja igal pool mujal. Valmistasime ette 8 päris rasket harjutust ja me teeme selle kõik järjest läbi. Seeriad on nagu ikka 8–10 kordus korda 3 ja mis me ikka seletama hakkame peale. Lähme! Lõuatõmme. Esimeseks harjutuseks on meil siis erineva haardega lõuatõmbad, kus me teeme 5 lõuatõmmet laia haardega, 5 keskmise haardega ja 5 kitsa haardega. Sinna vahepeale siis 10 kätekõverdust. Lõuatõmmete ajal proovi lõuks saada üle toru ilusti, kere hoia sirge. Ja kui lased ennast alla siis rippesse, siis käed kindlasti sirgeks küüra nukkidest. Väga hea. Nüüd sama harjutus, ehk siis laia haardega lõuatõmme, keskmise haardega lõuatõmme ja kitsa haardega lõuatõmme tuleb teises gripi variatsioonis, ehk siis alt haardega. Keskendume rohkem biitsepsile. Aga väike veepaus, circa 30 sekundit. Nii, ja lähme. Teise ringi ajal on meil siis alt haare, ehk siis keskendume rohkem biitsepsile ja kogu harjutus on tegelikult täpselt samamoodi. 5 laia haardega, 5 keskmise ja 5 kitsa haardega. 10 kätekõverdust mõlema pausi ajal vahel peale. Päris hea. Võtab kinni küll. Ja viimane lõuatõmme. Käed koos, biitsepsile. Tehtud. Esimese harjutusega oleme saanud läbi. Päris hea. Nii. Järgmiseks on meil rööbaspuudel, jällegi seljatõmbed, sarnane harjutus lõuatõmmetele, aga natuke teises kehaasetuses. Nii, ehk siis välismaa keeles liiveri tõmbed, jalad vastu teist rööbast ja tõmbame. Nii, väga hea, väike paus jälle. Siin on siis oluline, et tõmbate selle toru endale siia puusade juurde. Ja kui lähete alla asendisse, siis silutate ilusti ennast avaluudest välja. Käsi ilusti sirgeks. Nii. Pauside ajal hoidke aktiivset pausi. Ehk siis liigute ringi, mitte istu kuskil.
kindlasti vett juua. Nii, ma olen järgmisele ringile. Nice. Esimene lõuatõmbeharjutus juba annab tunda. See harjutus on juba tunduvalt raskem tänu sellele, mis on väga hea. Mõju on rohkem. Nii, võtame jälle lonksu vett. See rehv ei ole hetkel siin asjata. Seda läheb meil vaja järgmises harjutuses, kus me hakkame juba biitsepsile keskenduma rohkem. Nii. Väike lõdvestav liigutus. Ja nüüd läheb kolmas, väga hea, teeme ära. Siin tundsin, et 6-ga oli juba süke maks, kui tunned ka, et viimased repid tulevad natukene juba kehvemad, tee vähemalt see 6 ära ja kui tahad, võid kohe 2 peale paugutada. Siis saad selle viimase ka veel kätte. 1, 9, väga hea. Nii, siis me saame täpselt selle arvu kätte, mis me tahame. Väike paus ei tee hullu, aga peaasi, et ei jää tegemata. Nii, hästi. Võtame rehvi tahab poole uue harjutuse jaoks. Kui teil rehvi ei ole, leidke midagi muud, aga peaasi, et teil on mingisugune platvorm, mis on kuskil 30-40 cm maast ja mida saaks panna rööbast puude vahele. Nii, järgmine harjutus on siis meil biitsepsi tõmbed. Just vastupidine, mis me just tegime enam-vähem. Ja läheme esimese seeriaga. Korras. Jälle väike paus. Miks ma teen sellist peale keeramist lõpus, ehk siis läheb selg natukene nii-öelda nõgusaks, on just selle pärast, et ma just biitsepsile annan juurde seda vunki. Ma veel pingutan lõpus peale. Ehk siis ma tekitan nagu samasuguse efekti, kui teha lihtsalt tavalisi biitsepsi tõsted näiteks hantliga, siis see peale keeramine tekitab siin samasugust efekti, kui ma natuke lasen sellest nõgusaks, ehk siis punnitan biitsepsile peale. Et see on hästi hea siuke lõpu pingutusefekt. Nii. Hea on olla jälle kodus. Väike lonks ja läheb kohe teine sett. Mõnus, kuidas ma tunnen seda lõpupingutusjuppi. Te peate kindlasti proovima seda. Just see selg nõusaks, väga hea. Ja tähtis on see ka, et lasete käed ilusti rippe sirgeks. Mitte poole peale. Siis on liikus amplituud palju suurem. Harjutus on hoopis midagi muud kohe. Nii, meil on üks veel jäänud. Väike veepaus jälle. Taastame hingamist.
nii, ja umbes 30 sekund täis. Ja lähme teeme viimase ka ära. Ja olemegi saanud biitsepsi harjutusega ühele poole. Väga mõnus. Raputage lihaseid ja valmistuge järgmiseks harjutuseks. Ja järgmiseks harjutuseks on meil siis ühe käega kätekõverdused. Mina alustan parema käega. Ja suke mõnus hark seis, et ära ei vaju kuskile. Teine käsi selja taha ja hakkame pihta. Väga hea. Väike lõdvestus. Siin pikka pausi ei tee, sest me kasutame mõlemat eri kätt. Ja teine käsi. Nii, 6 korda mõlemal käele, väike paus ja teemegi 3 ringi. Mina nii kaua puhke pausi ajal võtan vett jälle, väike lonks. Taastage hingamist. Siuke 30 sekundit on mõnus paus. Läheb uuesti paremale käele ja siis jälle vasak. Et tunnen, et praegu on enam-vähem pausi aeg läbi. Nii. Nii, aga hea, juba oleme täpselt poole peal. Kohe teine käsi ka juurde. Üks ägedamaid kätekõveruste versioone. Nii, üks ring on meil jäänud mõlemale käele. Aga jah, teeme aktiivset puhkust. Väga kaua maas ei istu, raputame ennast korra. Taastame hingamist. Väike ronks veel enne viimast minekut. Nii, okei. Hakkame pihta viimasega. Päris hea. Nii, väike raputus ja teine käsi veel jäänud. Ja siis olemegi saanud selle harjutusega tehtud. Nii. Väike hingetõmme ja läheb kohe edasi. Ja ongi valmis. See on siis ühe käe kätekõverdus 3x6. Enam-vähem 6 korda ja 3 ringit. Ja mõlemad käed ühes setis siis üsna kiiresti on see vahetus, pikka pausi ei tee. Ja nüüd siis liigume edasi triitsepsi harjutuse juurde, ehk siis tipid, eesti keeles küünavaarte kõverdamine rõivaspuudel. Seda teeme jällegi teises variatsioonis, ehk siis 3. faasis. Alustame ülevalt
liigume alla 3 sekundit, hoiame 3 sekundit ja liigume uuesti ülesse 3 sekundit ja kohe jälle alla. Mina loen seda 3 sekundi intervalli kõva häälega ette ja lihtsalt tehke minu järgi. Nii. Ja seda teeme siis 4 kordust ja 3 ringi. Nii. Ja 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nii. Esimene neljane intervall on tehtud. Väike paus. Umbes 30 sekundit. Jälle aktiivne paus. Veepaus. Ja siis lähme teeme uuesti. Neli kordust teha sellise intervalliga on täiesti okei alguses. Kui harjub rohkem ära selle harjutusega, võib teha juba 6 näiteks. Nii. Lõdvestame käsi, taastame hingamist. Ma juba võtan torudele valmis. Niimoodi. Ja hakkame jälle ülevalt peale. Ja 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Teine kordus andis juba päris hästi tunda. Nii, väga hea. Aktiivne puhkus, hingamine. Väike veelonks jälle. Siin läheb triitseps päris hästi kinni. Just see intervalli osa on raske. 3 sekundit oled ühes faasis, jälle hoidmisosa ja liigud 3 sekki üles. Kiiret liikumist ei ole, teeb harjutuse palju raskemaks kohe. Samamoodi samad tehnikat võib kasutada muude asjadega ka, kätekõõrused, lõuatõmbed, mis iganes. See teeb harjutuse kohe palju efektiivsemaks. Alguses kohe ei pea seda harrastama, aga ütleme niimoodi, kui tunned füüsiliselt juba päris hästi, et siis võiks teha siuksed intervallid. Need ei pea ainult 3 sekundilised olema, võib ka 4 või 2. Nii, nüüd ma tunnen, et peaks olema päris valmis 3. ringiks. Vaatame, kus läheb. Nii. Ja 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nii, ja saimegi hakkama. 3 sellist ringi, kus 4 korda teeme 3 intervalli ja kohe on tunda, et on tehtud midagi. Triitseps on päris täis. Nii, triitseps on tehtud ja siit saamegi minna viimase 3 kõhuljase harjutuse juurde. Esimene on meil jälle pikal kangil, laial kangil. Ehk siis pikkad sirgete jalgadega, jalgade siis pöörded ühele poole ja teisele poole. Nii, kohe näete, kuidas see käib. Rippesse ja siit hakkab minema. Nii, tegin seda harjutust 3 ühele poole ja 3 teisele poole.
ehk siis 3 täisringi jalgadega ühele poole ja teisele poole. Et ehk siis kokku 6 kordust on üsna optimaalne. Ma isegi tunnen, et võiks 8 teha, aga kuna ma tean, et mul on 3 harjutust veel, või 2 tegelikult, ja seda harjutust veel 2 seeriat, siis ma ei hakka siin üle pingutama. Et kuna tegemist ei ole nagu täiesti ekstreemse kavaga, siis on sellest 6 korrast täiesti okei. Nii, hingetame paus. Ja lähme uuesti. Nii, väga hea. 1 kordusel minna, 1 seeria. Ei ole hullu, teeme selle ühe veel ära. See on ainult 2 harjutust jäänud. Nii et täiesti tehtav asi. Taastame hingamist. Kõht hakkab soojaks minema. Järgmine harjutus on juba nõks raskem. Sellest pole hullu. Nii, ja ma lähen viimasele. Jess, esimene kooliaasta harjutus tehtud meie 3 setist. Väga hea. Saamegi juba edasi minna uue peale. Ja nüüd läheme teise kooliaasta harjutuse juurde, milleks on Dragon Flagid. Ingliskeelne nimetus seda just ei kirjelda, aga näitame ette ja saate aru, kuidas asi käib. Selleks on meil sellist redelit vaja. Nii, läheme maha pikali. Võtame parajalt kõrguselt kinni. Et me tõstame oma keha õhku ja hakkame sirgete jalgadega tegema tõsteid üles alla. Nii. Nii, esimene set on tehtud. Kui te küsite, kuidas tunne on, siis päris väsinud juba. Aga sellegi poolest hea. Dragon on üks siuke raskemaid kooliaasta harjutusi. Et siin samamoodi valige vastav kaugus. Nagu minagi praegu ei teinud seda kannat päris maha, sest ma tean, et ta nagu tugev trenn on selja taga. Ja vahel ka 2 trenni päevas, siis vastavalt oma võimekusele teete. Et kui te näiteks alustate kooliaasta harjutustega kavas, siis võib nagu rohkem pingutada, võib minna täitsa alla vastavalt oma jõule. Ja siuke 6 kordust on täitsa okei, võib ka vähem. Tegemist on ikkagi päris raske harjutusega. Nagu panite võib-olla tähele, siis ma viisin oma käed allapoole, sest ma tunnen, et ma saan oma keha paremini toetada sellega. Et muidu minu tõmme tuleb rohkem käest ja siis mul hakkab keha rohkem jagama jõujaotust. Ma tahan, et mul rohkem just kõht töötaks. Nii, järgmine ring.
nii, teine ring ka tehtud. Juba tunnen, kuidas distants läheb aina väiksemaks. Ehk siis see nurk, kui maani ma saan lasta, läheb väiksemaks, aga sellest pole midagi. Või noh, ütleme, distants maast jääb suuremaks. See on kõik okei. Kuna see on eelviimane harjutuskavas, su keha on juba väsinud, siis on täiesti okei. Sa ei pea üle pingutama. Just tähtis on see, et sa hoiad seda keha asendit. See oleks võimalikult sirge, et sa kuskilt ei lase ennast kumeraks. Ja kui sa näiteks mingis muus kavas alustad just selle harjutusega, siis sa võid minna maksimumi peale välja, kannad peaaegu vastu maad ja uuesti üles. Nii. Väike aktiivne puhkus, väike veelonks ja lähme viimase peale. Nii. Võttis hästi. Ja ongi tehtud dragonid 3 ringi. Ja siis me saame minna edasi mõnusalt rööbaspuudele, kus me teeme siis rippes keretõsteid üles sirgeks. Kohe saangi näidata, kuidas see käib. Ja nüüd viimase harjutuse puhul lähemegi rööbaspuude peale. Ma võtan siit oma rehvi eest ära. Ja see on ka siis kõhulihastele, tegelikult töötab siin ka selg ja õlad. Nii. Ehk siis lähme siit rippesse, tõstame jalad ülesse, viime L asendisse ja viime uuesti üles sirgelt. Nii, esimene ring tehtud. Ehk siis nagu tagurpidi L-tähte ja sirgelt üles tagasi. Pealaspidi siis. Nii. Kindlasti lihtsam harjutus kui eelmine, aga ei saa öelda, et ka kõige lihtsam. Aga lõpetuseks just siuke paras. Ma teen seda umbes 8 korda ja tuleb uuesti 3 ringi siis. Kiire veelonks. Taastame hingamise. Ja lähme uuesti. Nii, väga hea. Praegu teen korduse vähem, siis ma tundsin, et see viimane tuleb lohakas, siis ma võtsin selle ühe korduse maha lihtsalt. Ja nüüd ma viimase seti teengi 6 kordust, ehk siis tuleb 8, 7 ja 6. Jällegi, sa saad harjutuse tegemise ajal teada ja tunde järgi, kuidas sa teed neid seeriaid. Sa ei pea pingutama, kui sa tunned, et viimased setid tulevad natukene kehvamad. Nii, väike paus jälle ja on viimase harjutuse viimane kordus, viimane seeria. Hakkab läbi saama.
nii. Aga eesmärgid alati kõrgemad. Nii. Väga hea. Ja ongi tehtud 8 harjutust. 3 ringi kõikides. Väga hea workout. Mul isiklikult oli see täna teine trenn, et pidingi natukene vähem tegema, kui eesmärgid olid, sest et lihtsalt keha ei olnud praegu valmis. Aga sellegi poolest väga hea, tunne on hea ja valmis järgmisteks väljakutseteks. Kui sa tahad teha sellist trenni ja sul ei ole õiget kohta, võta meiega ühendust. Kindlasti vaata www.esteniks.ee. Sealt leiad meie need kodukavad, kuhu see samane kava läheb ka ülesse. Ja sealt saad ka meie kaudu infot, kuidas siin saalis trenni teha ja meiega koos trenni teha, mis kindlasti on veel huvitavam väljakutse. Igal juhul aitäh, et vaatasid, aitäh, et kaasa tegid. Meil tuleb sarnaseid kavasid veel ja anna tagasisidet, kirjuta meile, ütle, mida te soovid teha ja kõike paremat sulle, jõudu ja ole meiega. Tšau!